Mhm. tere, Katariina, Helena. tere, tere. Nii tore, et said tulla. Me kohtusime, tegelikult me oleme paar korda kohtunud, täiesti juhuslikult kuskil metsas, allikal, Allikal, jah. esmakordselt Mhm. ja siis paar korda, kaks korda Metsiku piisoni farmis liha söömas. ja viimane kord oli eelmine nädal. sa jagasid, et sa oled olnud 2 nädalat nüüd karnivoor ja, ja see, mis sa jagasid, liigutas mind et ühesõnaga, kui sujuvalt on sinu jaoks see protsess läinud ja ma tahakski küsida, et kuidas sa selleni jõudsid, mis on eellugu ja kuidas sa täna ennast tunned ja kaua sa oled seda teinud? Mhm. Ähm, ma alustan siis kusagilt algusest, et Mhm. no täitsa alguses, siis ma arvan, et väga paljudel naistel on toitumisega mingi täielik suur-suur teema. Et see müra, mida sa võid, mida ei või, katsetad, kaalud, mõõdad ja selline pidev rahulolematus, et see ei ole ka minust mööda läinud. mm, ka kõik veganid, toortoidud, kõik on kuidagi ära testitud. ja noh, see müra on ikkagi jätkunud peas. Aga noh, see on nii aastatetagune eellugu, et ja siis mõned kuud tagasi minu sõbrad jagasid, et nemad on getodieedil ja mind väga huvitas see, sest see süsivesikute koht on tõesti niimoodi, et kui sööd hommikul pudru ära, siis, mis mulle väga maitseb tegelikult, Mhm. siis tegelikult on terve päev nälg ja põhimõtteliselt ei oota 2 tundi, tund ja juba tahaks midagi veel, et see kuidagi noh, lihtsalt nii raske on olnud kehas olla, et see on pannud liikuma, et natukene otsida seda kohta, et see ju tegelikult ei sobi mu kehale, see süsivesikute lugu, isegi puuviljad, ja mina olen rohkem selline intuitiivne inimene, et jah, ma uurin ja loen ka, aga mitte liiga palju. et ma keskendun sellele, kuhu mind minu keha juhatab. Ja näiteks minu keha ei ole juhatanud juba, ma arvan, et ligi aasta poest ostma puuvilju. Lihtsalt käsi ei haara. Sügisel koduaiaõunu jah, Mhm. aga kas see oli ka siis väga hea olla, no ei ole, lihtsalt selline pidev möll on ju, ja siis mu head sõbrad hakkasid getotoitujateks, kes on ka sinu sõbrad, ma saan aru. ja ja selle getoga läks asi kõvasti paremaks. et ei olnud neid insuliinisööste ja isusid nii palju. Ja ma olin 4 kuud getol, et ma mäletan, aprillis ma käisin veel ühel reisil Prantsusmaal, kus oli täiesti, no lubasin endale kõike, sest ma aimasin, et Mhm. ma peale seda teen elumuutuse toiduga seoses niimoodi, et seal lubasin tõesti kõike niimoodi, et viimasel hommikusöögil jätsin juba croissant'i ära, sest mul oli nagu kõri mulguni. et see on see, et sa tead, et midagi muutub ja siis sa veel haarad kuidagi jah. viimast, rohkem seda ei tule. Ja tulingi koju ja aprillis siis olen getotoitumisel olnud. Ja siis ma hakkasin märkama sellist asja selle getoga, ma tean, et mandleid ei tohiks väga süüa ja neid peaks leotama ja nii edasi ja mul oli meeletu mandlitisu. Kõik need oksalaatide lood ja kõik mind lihtsalt ei huvitanud. et äh, ja noh, mingid piimatooted ja et see toidukogused olid ikkagi väga suured ja mul küll tol hetkel ei olnud kaalu, aga ma lihtsalt tundsin, et no kaalu ma kindlalt ei kaotanud selle getoga ka. Aju hakkas trikitama noh, igasuguste asjadega ja lõpuks kuidagi see läks nagu veel rohkem selliseks, noh, et ma ju olen justkui tubli, aga see ikkagi ei tööta. Mhm. ja siis ma olin muidugi sõprade kaudu teist kuulnud, niimoodi sinust ja Raigost, mis tundus no nii ekstreem, kui üldse olla saab, et ma ei ole, ma arvan, viimased 10-15 aastat õieti liha söönudki. Mhm. Kõik see spirituaalsus ja kõik need jutud sinna Mhm. juurde. Ei ole muna isegi tarvitanud aastaid, ma arvan, ja siis järsku selline mõte, et äkki peaks hakkama liha sööma, no see tundus huvitav.
kas kohe tundus huvitav või oli esialgu ikkagi mingi korraks mingi sihuke plokk ja siis ta jõudis alles hiljem kohale või ikkagi maandus juba see info esimese korraga? see oli, see juhtus jälle kuidagi niimoodi, et ma vist jagasin ka sulle, aga see juhtus niimoodi, et ma just see geto teema hakkas ikkagi nagu ära vajuma, sest ma sain aru, et ma cheat in iseennast, et noh, see ei töötanud ja siis ma nägin sinu mingisugust postitust, kus sa sõid, ma arvan, seesama kanal äkki, kus sa sõid kus sa sõid seda lambaaju ja karreed ja sa sõid seda nii isuga ja minus nagu ärkas miski, et aga mulle tegelikult ju maitseb liha, et tegelikult mulle ju maitseb, ja siis ma arvan, et saatsin karnivooride gruppi kutse või jah, Mhm, palusin liitumist ja siis ja noh, siis ma aimasin, kui ma seal karnivorides juba olin, et siis ma aimasin, et see on midagi õiget tegelikult. kuigi meel ei taha, keha on harjunud vanade harjumustega ja kuidagi ikkagi raske on loobuda teatud asjadest, toitudest, aga siis ma mäletan ühel hommikul ärkasin üles ja tegin Facebooki, avasin, mitte nüüd otse-otse, aga ja seal oli karnivooride gurmee ja suvepäevad. Ja siis oli nagu minul oli meel täiesti kadunud ja mu keha lihtsalt vajutas jess, maksin kohe täissumma ära, kohe organiseerisin endale auto, millega sinna Bisoni farmi saada. Ja paar tundi hiljem lihtsalt istun õues ja mõtlen, et oot, kuhu ma lähen nagu mis toimub, onju. Ja samas ma ei lubanud nagu endal hakata seda kuidagi tümitama või maha tegema, et ma lihtsalt lähen ja vaatan, mis seal on. mhm, Ja sinna jäi äkki paar nädalat siis aega. Ja noh, siis see paar nädalat, siis see oli selline, et siis sõin saiakesi ja no mitte nüüd nagu mitte mhm, nüüd hullult, aga siiski ma olin ikkagi ju täiesti sellest nagu väljas olnud. ja ja noh, ja siis, kui ma see suvepäevaks lähenemas, siis kuidagi jälle selline meele ja sisemise mingi olemise võitlus käib, et ma ju ei pea seda jälgima, ma lihtsalt lähen ja lihtsalt söön liha ja ma tulen tagasi ja mu elu jätkub, kõik on normaalne, rahu, kõik on mhm, hästi, onju. Ja siis, kui me jõudsime sinna suvepäevadele ja sa küsisid seal inimeste käest ringis, et noh, kui kaua keegi on olnud ja ma lihtsalt keha ütleb, see on minu esimene päev ilma et ma oleks mõelnud, onju. Ja nii see ongi läinud ja see on, ma arvan, et äkki 19 päeva nüüd siis mhm, sellest. Ja noh, nii toredad inimesed, nii maitsev liha, loomulikult nagu ma aru sain, siis Bisoni farmis ongi, ma arvan, top, puhas, kõige kvaliteetsem liha, ja see oli ülimaitsev. Ja täna ma olen sealt farmist omale tooteid tellinud, liha ja ma sööngi liha. see see, see on täitsa, keedan puljangit ja juba mhm, järgmisel päeval läksin kohe turule, ostsin kondid ja keetsin puljangi ja iga päev hommikukohvi asemel joon puljangit, mis on lihtsalt ju see, et tegelikult me vajame seda kuuma kruusi enda kätte ja mingit rituaali, et noh, täna on siis see puljang mhm, mis on imemaitsev. mhm. See ongi niimoodi lühidalt praegu. Mm. müstika, ma mõtlen just seda, et no täpselt see ongi nii, et mina ka alustasin, et päev korraga. Mhm, et ma ei mõtle ette, ma elan hetkes mhm, ja ilmselgelt meil oli vaja mingit muutust teha. ja ma ei näinud ette, et ma oleks 30 päeva võimeline ainult liha sööma või veel vähem 300 päeva. et nüüd siis mhm, juba 14 kuud on ju, ja nagu sina ütlesid, et sul on nagu esimene päev, et see juba nagu kõlab, et see on nagu järgneva elu esimene päev justkui. ja. Mitte, et see ei pea niimoodi olema, sest et ega me ei ole ka nagu usklikud, et me nüüd jäämegi ja järgime seda, et Mhm, ei, et mhm, kui keha saab võtta vastu midagi muud ka ja see maitseb, mis iganes, mhm, miks mitte. mhm, Aga tunne on selline, et olles mõlemas poolel olnud elus, et siis vegan ja nüüd siis karnivoor, siis ma elu sees ei taha sinna tagasi minna, sest et see noh, viiski mind sinna hetkesse, kus ma arvasin, et ma homset enam ei näe. Ja nüüd tunda seda energiat
ja tasakaalu ja rahu ja selgust ja et no ei tahaks seda kohe kuidagi kaotada. Et minule ka väga puder maitses, see oli mu, ma ei tea, väga tihti oli see nii hommikul kui õhtul oli soolane, hommikul oli magus ja lõunal oli midagi muud. Ja mulle väga sobis see Eesti ja maailma see püramiid, püramiid. mis on kõik nagu teraviljadel, et muidugi sai, leib, krõbinad, kõik väga head ja tõesti mulle ka puder meeldis ja tegelikult noh, ma seal jagasin ka sulle vist, et oi, sa kadusid ära. Aga kuna ma juba Katariinale jagasin seda lugu, siis ma jagan teistele, et ehk ta tuleb tagasi varsti. et, et 2 aastat ma kuulsin seda lugu, et no grain, no pain. aga see ei jõudnud mulle kohale, sest ma ei suutnud loobuda oma pudrust, mis oli mulle nii maitsvaks saanud ja nii ära timmitud valkude ja kõige poolt, et ta oleks toitev ja maitsev, nii nagu peab. aga täpselt samamoodi paar tundi on hea olla ja siis juba meel otsib ja kõht on tühi ja kui sa hommikut alustad sellise, mis sest, et seal on valk sees, seal on põhiline ikkagi süsivesik, siis see paneb juba sind sellele rattale, sellele veresuhkru rattale, mis siis käib üles ja alla ja sa kogu aeg otsid seda järgmist süsivesiku ehk siis suhkrulaksu. Ja kui ma jätsin teraviljad kõik ära, siis kohe esimeste päevadega liigesevalud hakkasid taanduma. Paari päevaga kadus ka paar kilo. Kuigi mul olid veel osad taimed sees, köögiviljad, millega ma siis koos liha sõin, sest et täiesti niimoodi 100%-liselt taimetoidult minna üle 100%-lisele lihatoidule päeva pealt ei tulnud siin kõne alla. Raigo seda tegi, cold turkey, pea ees vette ja talle see sobis, sest talle liha ka väga maitses, nii et ei olnud mingit probleemi. minul oli vaja teha tutvust ja minu suul ka samamoodi. et harjuda uute maitsetega, uute tekstuuridega, siis ma miksisin neid vanaga ehk siis juurviljadega ja ma tegin niimoodi paar nädalat, kuni ma läksin ka siis üle karnivooriks. aga ma kohe uurin, kus on Katariina ja siis me oleme tagasi. Nonii, tagasi värskendatud, arvutid restarditud ma jagasin siin kõigile seda lugu, mida sa juba kuulsid, No grain, no pain. et mulle samuti see puder väga-väga maitses. nüüd ma ei taha enam seda valu taluda, et nüüd, kui ma olen ilma selleta olnud, siis jah, miski sinna tagasi ei tõmba. aga teine asi, mis ma tahtsin rääkida, et kui sa jagasid, et kui sa nägid seda videot, kus ma sõin siis lambaju ja lambakarreed ja tegelikult see oli üldsegi mets ja chopsid, mets ja siis nii-öelda karreed. aga mina, kes ma ei tea lihast midagi, kas ma aru saan, mis ma söön kõike, mis mulle ette pannakse. varem olin ma mingi tohutult valija, ma ikka väga valisin, mida ma sõin ja nipsatasin nina. nüüd on kõik, mis Raigo teeb, kõik ma söön ära, sest et noh, ilmselgelt elu sees pole liha puutunud ega sinnapoole vaadanudki. no natukene fitnessi ajal ma delikatess kanahakkliha sõin ja kanafileed ilma nahata ka natukene. et aga no, väga keeruline oli minu jaoks nagu kuidagi vastik oli puudutada liha, et mul ei maitsenud see ja mulle ei meeldinud ja ma sõin seda lihtsalt sellepärast, et mul olid mingid fitness goal'id, eesmärgid, et aga see ei tundu mulle loomulik. nii, aga nüüd üks päev siis Raigot kodus ei olnud, mul oli kõht tühi ja siis ma tegin iseendale esimest korda siis ka valmistasin aju ja soojendasin seda toitu ka ja siis ma mõtlesin, et nagu vau, et kus ma alles olin ja mis ma nüüd teen. ja ma mõtlesin ka, kui ma selle video üles panin, et noh, see võib olla ju täiesti vastupidine reaktsioon inimestele, et kui õudne aga sul oli just selline, et oo vau. ja see täpselt nii oligi, et nagu mul keha lihtsalt särab ja tantsib, kui ma söön seda ja ma panin ka tähele, kui ma hakkasin liha sööma, siis kuigi mul enda nagu suus ja niimoodi ja mõttes oli veel sihuke vastumeelsus, sest et see on minu jaoks võõras ja uus, siis ma tunnen, mul keha tantsib, noh, saba liigub mingi
ja siis mul oli nagu ma olin uhke ka selle üle, et ma olin ju aju isegi praadinud ja siis seda söön seal niimoodi. et ja siis ma tahtsin seda emotsiooni nagu, et noh, päriselt niimoodi ongi, et ega ma iga päev niimoodi ei tantsi, aga niimoodi keha hakkas väljendama, kui ma hakkasin liha sööma. see oli äge, see oli väga äge video, see oli siuke Mhm. ehe. Mm. ja noh, vähemalt ühe karnivoori saime lisaks onju. ma Ja. loodan, Mhm. et ma hakkasin pidama päevikut just nimelt ja ostsin kaalu. Hakkasin pidama päevikut, et kuidas mu meeleolu on, mida ma söönud olen, mis ma kaalun, kuidas mu uni on olnud. et ma võin öelda, et esimene nädal ei olnud kerge. Kindlasti mitte. et see esimene tuhin, noh, see suvepäevade päev ja järgmine tuhin, see turul olla ja lihaletis valida endale konte ja liha ja kõike, mitte midagi ei tea, aga no valid onju. et kui see läks maha, siis oligi kolmas päev, mis oli esmaspäev ja see oli päris raske. et õnneks mul oli päeval aega, ma isegi magasin päeval, mida ma naljalt ei tee üldse. nägin unenägusid ja see oli kuidagi selline, ühesõnaga teadvuses või teadmine oli see, et midagi kehas hakkab ümber häälestuma, et see panigi magama, et korraks keha saaks täiesti puhata ja võttis ikka hästi-hästi rahulikuks. Õnneks mul oligi ka aega, et muidu ma teen tööd klientidega, et siis alati ei ole aega, et sa pead lihtsalt olema, aga elu kuidagi on mul täpselt nii sättinud, et kui mul on aega iseendale, siis lihtsalt ongi rahu ja ma saan endale fookust hoida. et see kolmas päev oli kõige keerulisem ja siis niimoodi vaikselt, aga üldse see esimene nädal, ma võin öelda, et ei olnud väga tore. Mhm. uneprobleemid olid, mida ma üldse ei ole enne kogenud. et ja see häiris mind päris palju, nii et ma isegi 2 ööl proovisin melatoniini. aga noh, ma tundsin, et ma pean hakkama mingeid elemendikoguseid juba kasutama, et see toimiks, sest see ei toiminud Mm. lihtsalt. ja siis ma loobusin, et ikkagi ja see läks üle, see läks ülikiiresti üle, kuigi ma suhtlesin ka ühe karnivooriga ja temal tal oli 1,5 aastat unehäired, et see hirmutas mind küll väga, et Mhm. aga õnneks see läks üle ja nüüd on pigem sügavad unenäod, tähendab sügavad uned ja unenäod ja ma ikkagi magan hästi, vahest on see, et ärkad, aga noh, vahest on nagunii on ju meil, ma ei tea, täiskuu hakkab ja kõik muud eluasjad ka. ja no muidugi kaal kukkus kolinal, mida ma täna isegi natukene nii, et oot-oot-oot, stopp nüüd on ju, et nüüd võiks seisma jääda. et ja see on päriselt nii, et mida rohkem sa sööd, seda rohkem ta kukub. et see on kuidagi nii ajule error täiesti, et väga huvitav. ja ja, ja mul ikkagi see loomaliha maitse on võõras, sest lapsepõlves me sõime Mhm. sealiha, võib-olla nagu ikkagi enamus. Tüüpiline. Mhm. ja et siis see loomalihaga harjumine, aga kuna ma kasutan selle Bisoni farmi tooteid, siis seal on maitsev liha ja ja ma olen ühe korra kusagil väljas ka käinud ja ma jätsin toidu järgi lihtsalt, sest ebakvaliteetse liha juba nagu tunned ära, et Tunneb see ära, jah. maitse on ju, et maitsemeel läheb nii timmiks kuidagi. Mhm. et jah, ja ei ole isusid, et see, mis on nagu peamine, mida ma tunnen, on selline rahuseisund, et mu peas on rahu. ma ärkan üles, ma praegu liiga palju endale kehas stressi ei tekita sellega, et hakata veel intervallpaastumist tegema või Mhm. midagi, Ja. et aga ma näen seda, et keha juba ise organiseerib seda kuidagi, sest Mhm. lihtsalt nagu ei ole isu, ma ei söö. ja mis ma olen märganud, et kindlasti peab soola päris palju tarbima. nüüd ma ootan elektrolüüte, kui nad Mhm. tulevad, et ma ei tahtnud enne osta neid igasuguste lisaainetega elektrolüüte, et siis ma kasutan keldisoola hetkel ikkagi. ja sellest ma saan täitsa aru, et kui suu hakkab kuivama, et siis tuleb hakata rasva sööma ja tuleb soola päris palju hakata lisama, et see on harjumatu, sest vaata, kui oledki vegan ja kõik muud jutud, mis me oleme aastaid olnud, siis noh, sool on ikkagi suht tabu olnud, et mida magedam ja plain selline noh, et väga palju muutusi tegelikult nagu risti vastupidi.
Mhm. see on huvitav, aga see on täiesti tehtav, et keha ilmselt tunneb ära tõe ja see hakkab selle järgi vaikselt kohanema, nagu tegelikult taastama ennast siis algolemusse. Mhm. et, et see, mis sind veel trikitab ja on, noh, see, las ta olla, et need lood saad ka kuidagi pihta, et need on sellised vanad mustrid ja harjumused lihtsalt. et Mul ja tulid on olnud. külmavärinad peale, kui sa ütlesid seda, et see noh, nii äge, et sul on selline kontakt oma kehaga, et see intuitiivsus ja sul see on nii kiiresti ja nii sujuvalt läheb tänu sellele. Ja sa märkad, et on need programmid ja on lood ja see mõistus, eks ju, võib hoopis mingit teist juttu rääkida, sest et lükkame ennast ja, aga mm. see on nagu nii loomuomane, et nagu siin, kui sa oled keha hakkas tantsima, nagu need rakud evolutsiooniliselt seda kõike nagu mäletavad ja teavad, et mida nad on 99% inimkonna ajaloost siis tarbinud, eks ju, toitumiseks. et vahepeal lihtsalt on asjad veits paigast ära läinud ja me oleme siin kõike söönud ja pidanud toiduks. et ja, et ühesõnaga see esimene nädal on enamasti ongi sihuke raske periood, üleminek süsivesikutelt ja et selles suhtes hea tähelepanek, et need, kes võib-olla hakkavad proovima või tahavad, et võtke mingi selline rahulikum esimene nädal, siis võib-olla, et kui sa saad iseendaga olla, kasvõi siis magada või ma ei tea, minna jalutama, kui läheb raskeks või leida mingeid tegevusi, sest et noh, iga keha on muidugi erinev. siin oli ikka väga-väga raske tulla nagu sealt 40 aastat vegan ja süsivesikutelt maha, et see moment on vaja läbi suruda, sest et kui sa ikkagi oled süsivesiku sõltuvuses, siis ei aita see, et sa tõmbad neid maha, nagu sul, noh, sa ei räägi nii detailselt, aga ma kujutan ette, et see keto ei tööta ka väga paljudel sellepärast, et sa ikkagi nagu mõõdukalt ja siis sa leiad neid võimalusi, et noh, kust ja mida, onju. ja ja tegelikult sul keha on ikkagi siis toitaine vaesuses, sest et taimed kahjuks ei anna nii palju ja keha ei omasta sellises koguses, nagu paberi peal kirjas on, erinevalt siis lihast ja mistõttu, kui me läheme liha peale üle, mis ma panin enda puhul tähele ja sa ise ka jagasid, et need toiduportsjonid tegelikult olid alguses väga väiksed, aga ma tundsin ennast hästi, mul oli energiat ja see ei mahtunud pähe, et ma söön peaaegu 2 korda vähem kaloraažilt ja ma tunnen ennast paremini, mul on rohkem energiat ja mul ei ole seda tühja kõhu tunnet ja sellist nagu, et pilt hakkab eest ära minema, kui ma kohe midagi ei saa, täiesti ja müstika, aga tasapisi mul see toidukogus kaloraažilt ikkagi tõusis ja nüüd on ta uuesti läinud veits sihuke noh, madalamaks, et täpselt keha reguleerib, et ei ole vaja sundida ennast mingisse paastu või sellesse intervalltoitumisse. kuulage keha ja minu meelest see keha täpselt läheb sinna, kus on vaja, et mingi periood ma sõin kord päevas, mingi periood sõin näiteks 4-tunnises aknas, praegult on ikkagi sihuke 8-tunnine või 6-tunnine aken, 2 korda enam-vähem et kuidas kunagi, et ma olen nii palju seda keha nii-öelda vägistanud ja sundinud tegema mingeid asju täiesti mõistusevastane selles mõttes või noh, see on keha kuritarvitamine. et nagu see kõik see fitnessi periood ja need, et sööd siis, kui kell ütleb või mitte siis, kui keha ütleb seda. ja ma proovisin sealt ka tulla üle nagu intuitiivsele toitumisele ja seda jälgida ja mis ma märkasin, oli see, et jah, mul oli korraks parem, aga ma sain aru, et mul see asi üldse ei tööta, kuna ma olen selle aastatega nii ära rikkunud. ja teiseks ei töötanud ta sellepärast, et ma ikkagi olin kogu aeg nagu näljas ja rahulolematu ja kogu aeg otsisin midagi, et mõtlesin nagu, miks ta ei juhi mind nagu noh, aga keha oli süsivesikute sõltuvuses või ja see keha geneetiliselt ongi rohkem selline, et ta peaks nendest väga kaugele hoidma. nii et jah, minu puhul ka geto ilmselt ei töötaks, et sellepärast mulle tundub, et see karnivoorlus või väga lähedane karnivoorlusele töötab siin kõige paremini. ja tahan öelda veel seda ka, et karnivoorid on peamiselt lihasööjad, kuid hooajaliselt või kui liha polnud saada, siis nad sõid ka mingeid taimi, no kui ei olnud jääaega, siis kuskil mingeid juurikaid või marju nad ka ikkagi tarbisid, mitte esimene eelistus, kui midagi muud ei olnud. nii et kui mul ka siin, ma käin jalutamas ja metsas ja mõni mustikas lendab ka mul suhu, muidugi. et see ei ole selline religioon ja, et millest ma nüüd Mhm, muidugi mhm, kinni hoian ja ainult seda läbi surun justkui, et mhm. jällegi loomulik, jalutan siin, ahah, marjake, nii okei ja huvitav oli see, et
aga polegi midagi erilist, et mälestus sellest oli midagi magusamat või midagi erilisemat. jah, andke mulle liha. just. ja huvitav on see, et ma tunnen, et mu intuitsioon ongi paremaks läinud. ehk siis tekib täiesti selline mingisugune küsimus, et nagu inimkonda või meid on nii kõrvale juhitud sellega, et tegelikult kuidagi natuke samm tagasi ja sa saad hoopis pihta, et okei, et tegelikult siin on see Pandora laegas, et kõik need muud jutud just nagu hägustavad tegelikult, et see on väga huvitav, sest need tõesti unenäod ja tõesti intuitsiooni koht, et kõik on kuidagi nagu selgem, teravam, kohalolu on hoopis teine, kuigi ma saan aru, mul on nii lühikest aega, et siin noh, annab veel minna ja ma ootan elevusega. kuigi ma pean ka seda mainima, et alles eile ja üleeile ka natukene, no eile oli ikka täiesti, eile oli, ma ei tea, mis päev see oli, aga nagu nii raske oli, mul nii ka, raske oli. mul ka, oli või? ma ei tea, mis päev eile oli. Saad ma üle mõtlesin, teada. mul tulid mingid vanad sümptomid üles ja ma ei saanud üldse aru ega Eile? pihta, millal ja täiesti, et Vau, ja täna on täiesti normaalne päev. täiesti, mul oli eile nii raske, et käisime Argentiinas steiki söömas Mm. ja kõik nagu väga hea ja juba nagu lõpupoole hakkan minu viimase aja lemmik enne karnivoorlust olid need banaanikrõpsud ja lihtsalt mõtlen nende krõpsude peale. lihtsalt nagu, et noh, ja siis hakkab meel, et seal ei ole ju võib-olla väga palju suhkrut ja noh, seal on ju vähe seda õli ja see on ikkagi banaan, onju. äkki mul on magneesiumit vaja. no mingi tead, virvarr hakkab pihta. kuni selleni, et ja ma olen ülitänulik oma tütardele, kes väga toetavad minu teekonda ja ma saan olla üdini haavatav ja aus nendega, et ma lihtsalt ütlesingi, et nüüd on jama majas et ma annan lihtsalt alla, sest mul on nii hull isu, et tead, võiks tappa, et nagu reaalselt või et kui ma sealt lõunasöögilt tagasi tulen, ma lähen lihtsalt poodi, ostan need suure tordi ja me sööme kõik selle lihtsalt korraga. no täiesti sellised tunded, aga lubad tunda, lubad välja jagada, see tegelikult kohe aitab, et saad välja jagada. ja me tegime siiski sellist asja, et läksime ratastega tütrega sõitma ja ma ostsingi poest 3 pakki banaanikrõpse, et noh, siis on nii, et vaata Mhm. nagu alistud ka sellele Mhm. tundele, Mhm. et ja jõudsime õhtul koju ja minu väga kallis sõbranna helistas mulle ja meil oli pikk kõne ja noh, vahetult enne ööund ma ei hakka ju sööma ja see kõne oli nii äge selles plaanis, et nemad on, mina ei teadnud seda, aga nad on ligi kuu aega juba läinud üsna lihatoidule. Mhm. ehk siis nad on juba teadlikud karnivoorlusest Mhm. ja nad on ja neil on ka tõuge võib-olla tervise mõttes, et Mhm. ja siis lihtsalt ma mõtlesin, et ma räägin oma pommuudist ja sõbranna pani sellise pommi mulle vastu ja tead sa, see andis sellise boost'i, et ma lihtsalt, kananahk peal, ma lihtsalt ütlesin tütrele, et palun pane need 3 pakki banaani lihtsalt sahtlisse ära, on ju, silme alt ära, et mul ei ole nendega mingit tegemist enam. täpselt nii see oligi. et kuidagi see karjavaim ja see grupi koht on ka ülioluline, Mhm. et noh, tõesti, ma ei tea, kellelgi kedagi ei ole, siis rääkige kassiga, onju. et saaks välja selle, et ja noh, ma kujutan ette, et need lainetused on täiesti norm, et Mhm. lihtsalt ja hommikul ma olin ikkagi ülitänulik iseendale ja tõesti nagu kiitsin ja tänasin, et ma ei murdunud. et ma arvan, et võib-olla kehal ei olekski midagi olnud, aga noh, see ei ole ka hea tunne ilmselt, et noh, ikkagi selline väike saavutus, et ma ei murdunud, sest eile oli väga raske päev Mhm. ja täna on sama täiesti siin. uus päev mm. naljakas see -hmm. Raigo sai eile lambaga ette ühe piraka peaaegu 40-kilose, polegi nii rasvast lammast Eestis näinud Mm -hmm. ja lõikas siis seda ja käisin teda vaatamas garaažis ja siis ta ütles, et täitsa lõpp, ma ei tea, nagu viirus või midagi haigus ja ta tuli ka nagu mingi laine ja nii raske, meil mõlemal oli nii raske, kumbki ei saa tööst kõrvale ka viilida, mina pidin neid pakendama, käisin pidevalt istumas kuskil või pikutamas. ma ei tea, mis värk oli, aga ma läksin samamoodi, ma läksin poodi, ma ostsin seakrõpsud, ma ostsin juustukrõpsud ja ma ostsin kookosekrõpsud, mida ma ei ole väga pikalt tarbinud
Siis, kui ma sain seedimise korda kuskil 4-5 kuu pealt, oma need SIBO ja IBS ja leaky gut ja kõik need sümptomid korda, siis ma hakkasin katsetama 100% orgaanilise kookosega, sest et ma olen geneetiliselt magusasõltlane. Sweet tooth on mul 10/10 ja siis see käib ja käib ja ketrab sul peas ja siis 100%-lise kakaoga või noh, šokolaadiga. Mhm. Et need on nagu kõige nagu getolikumad, seal on palju rasva, onju, need on puhtad, orgaanilised ja valku ka ja Mhm. süsivesikuid üldiselt vähe, et see ei viska mind getost välja, getoosist Mhm. välja Mhm. ja siis ma jällegi katsetasin, aga kõhule mulle ikkagi ei meeldinud, panid kõhu kinni. Ja need kiudained seal ja loomulikult see tohutu oksalaadi rikkus seal kakaos. See selleks, ma nägin, et see toidab minu seda magusasõltuvust, et mul pidi alati ikkagi midagi olema, et mul on kas kõik või mitte midagi, et mul ei püsi see kodus, siis ma söön selle ära, et ma lahendasin selle probleemi nii, et ma midagi koju ei ostnud sinna kuskile kappi seisma. Mhm. Et Mhm. ja no ja kuna see kookos ja krõpsud no ma sõin 2 sorti kookost, ühed olid siuksed nagu märjad kuubikud ja teised olid need krõpsud, 100% kookos. aga see krõps Mhm. on nii kuiv ja nii kiudaine rikas, et kui ma seda sõin, siis ma tundsin nagu väiksed klaasikillu tükid liiguvad soolestikus, pluss et mul hakkasid nagu sööks seda ananassi ka, et kipitama suus ja nii, siis saad aru, et need kiudained ju tegelikult lõhuvadki seda soolestikku, kraabivad. et aga jah, ma siis sõin neid kõiki, küll mitte terve paki seda kookost, vaid mingi koguse, et meel lihtsalt otsis, et nii halb on olla, et nagu midagigi, et hakkaks nagu parem. et ei leidnud muud lahendust ja nii lihtsalt juhtus. et aga muidu alguses kindlasti need käivad lainetena ja meil käisid ka, siis me ikkagi pressisime läbi ja me olime Raigoga vaata kahekesi üksteisele, et praegult oli sul õnneks on ju Mhm. sõbranna ja saite seda eufooriat ja Ja. seda kõike lugu jagada ja see kuidagi kandis ja täpselt ongi niimoodi, et kui sa ületad nagu mingi ajalise hetke päevas ja sa oled seal päeva teises pooles või enne magaminekut, noh siis sa üldjuhul juba enam ei tee selliseid Mhm. lollusi. Mhm. Mhm. et aga mul oli täitsa keskpäev ja mõtlesin, mina ei tea, kuidas ma seda päeva üle elan ja mis ma öelda tahtsin, ühesõnaga, ma ei mäleta ma ei mäleta, kuhu ma selle jutuga minna tahtsin. täpselt, et Ja. kõike võib juhtuda, aga ja, ma tahtsin seda öelda, et need mikroobid bakterid kõhus, meie mikrobioom muutub seeläbi, kui me muudame enda toitumist ja aga osad ei taha väga hästi lahkuda ja siis nad saadavad sulle aiu igasuguseid sõnumeid ja signaale, et, et sa leiaksid selle viisi, et noh, banaan on ju puhas glükoos, eks ju, ja üldsegi mitte noh, nagu kookos ka ei Muidugi. ole Eesti taim on ju. et aga vaata see, ta trikitabki niimoodi ära, et jah, Ja. Ja aga tegelikult jah jah, et üleeile juba hakkas vaikselt see koht tulema, hakkas. see selline raskem koht. Ja siis mul olid, ma täitsa tegin pilti ja mõtlesin, no kui crazy saab olla. Inspiratsioon Raigo jutust, siis mul olid need seakrõpsud on ju need kuivemad. Ja siis läks hetkega paremaks, kui ma panin sinna, ma arvan, et ma sõin veerand pakki võid ära. Ma panin Mm lihtsalt nagu korralikult võitsin ja lihtsalt sõin seakrõpsu võiga ja -hmm. see tõmbas kuidagi nagu olemise hästi rahulikuks, et ta võttis sellise, et mul on tunne, et ja nüüd tuleb täiskuu, siis ma kindlasti teen endale giid, sellitatud veid, et kindlasti see on parem. Et see rasvakogus, ma arvan, et mul ei ole praegu veel päris see, mis ta peaks olema. Et ja samas ma saangi aru, et kui on rasva piisavalt, siis on rahulikum olemine, et see rasv on ikkagi ülioluline. Mm -hmm. ja, Et seda ma pean õppima lihtsalt rohkem tarvitama. Ja ja kuidas sa kehal seda läheb aega teed? mm. Ja, -hmm. ja tahtsingi küsida, et mis sa seal Argentiinas sõid? ribaid. Okei, Ja, see on väga hea, et kõige rasvasem lihatükk siis on ju, aga noh, muidugi neil on juba eelnevalt seal natuke seda rasva vähemaks lõigatud, ja et seal ei olnud üldse väga rasvane. ja siis võibki jääda sellised isud on ju, et kui ei ole rasva piisavalt, ma ükskord tellisin, noh, kuna sa saad tellida sinna lisasid ka, eks ju, mida me kunagi ei telli ja kastet
siis ma tellisin võid ja nad tõid mulle kausiga võid ja siis ma sõin võiga. aga ma ei talu võid, et mul, noh, ma aeg-ajalt söön natukene ja kui mul läheb liiga paljuks, siis keha annab märku, et Mhm. tekivad erinevad probleemid nii-öelda. et selline mõte võib-olla, et seda küsida teinekord juurde. ja, ja kusjuures ma tunnen ka võiga, et ma ootan väga nüüd seda Gi kohta, et see või on kas see valk siis seal, aga ta igal juhul teeb midagi mu insuliiniga, et mul pigem mm. võib-olla isu natuke tõuseb. Mm -hmm. piim samas seda teeb, jah. on ju, et ja noh, täitsa toorpiima, seda ma ei saanud üldse kasutada, et see tõmbas kohe, noh, ei ole üldse, keha ei võtnud üldse vastugi, et selline mõnus timmimine käib. Mm ja -hmm. eile õhtul, no sõbrannaga lõpetasime äkki 8:30 siis ma sellise meele ja keha rahustuseks, mul on täissuitsuvorst ostetud kappi, no selline korralik rasvane ja noh, ühesõnaga ma ei pea, et see on nüüd päris patt, et see on ikkagi liha aga see tõmbas jälle kohe nagu täiesti rahulikuks. Lõpuks oli, uni tuli kiiresti, väga hea uni ja rahulik kõik, et ja täna on super hea olla. ja jälle mingi, ma ei tea, 300 grammi kaal all on ju, kuigi noh, ma ikkagi söön, aga see on nii huvitav. see on nii errori koht, see kaalu koht, et no väga huvitav. see on huvitav selles suhtes, et minul oli midagi kaotada. ma olin a la 63, kui ma alustasin. kuu aega enne olin 65, siis käisime paastul 3 päevaga, võtsin 4 kilo alla ja siis mul oli paar kilo tagasi tulnud, et umbes 63 pealt läksin karnivoriks ja paari kuu pärast me olime Hispaanias. Läksime nii-öelda Eestist ära teadmata ajaks ja, ja seal ma sõin 4000 kalorit ja mul kaal Mhm. langes endiselt. nii et ma olin alla 60 ja see langes 59, 58, 57, 56 Mhm. kuni 54-ni välja ja täiesti nagu loogikavastane, et kõht kinni ei ole, vetsus ei käi, kogu toit läks keha ülesehitamiseks ja kaal langeb. et Mhm. kalor ei võrdu kalor, et Ja, kas sa sööd 1000 kalori eest kaeralbe putru või 1000 kalori eest liha, täiesti erinevad, täiesti erinevad, üks tõstab sul, eks ju, insuliini, veresuhkrut, kogub sulle rasva ja teine lihtsalt täidab nagu korralikult sul ikka terveks päevaks ja, ära. ja, et väga äge. just. mis siis veel? mis siis veel? nii tore sinuga rääkida. mis nõu sa annaksid kellelegi, kes tunneb sellest huvi või tahaks nagu proovida, et on sul mingeid näpunäiteid nüüd värske karnivoorina jagada? võib-olla seesama getoga alustamine on tegelikult, võib-olla on natuke lihtsam, ujuvam. et kehale lihtsalt on lihtsam, et süsivesikuid võtadki välja ja ma ikka väga palju kuulen, suhtlen päris palju inimestega, et inimestel ongi liigeste probleemid ja kõik, et ja see vist on ühisväljas hetkel, sest nii paljud on teatanud, et ma just mõtlesin, et peaks süsivesikuid hakkama piirama, et noh, lihtsalt keha hakkab nii käest ära minema, et siis ma arvan, et see selline samm-sammult on täiesti normaalne, et meiesugused võib-olla natuke ongi hulljulged oma, oma katsetuste ja eksperimentide ja asjadega, noh, kui ma mõtlen minevikku või igasuguseid asju, et kõik ei pea nii olema, aga ma soovitan kindlalt hankida kvaliteetset liha, päris kindlasti kohe, et selle tunneb kohe maitsest ära ja keha ei taha lihtsalt võtta ebakvaliteetset. käsi ei tõuse ja see pole mõtet raha raisatagi, ja ma arvan, et kui see on kvaliteetne, siis see summa summarum on täiesti tavaline toidukorvi hind tuleb lõpuks, ja, et sest sa sööd ju vähem tegelikult. ja, ja noh, munad kvaliteetsed on ju ja tõesti ise valmistada see ghee, mina ütlen ghee, mõni ütleb ghee, mm. -hmm. et jah, noh, huvitav teekond ja mida ma alguses veel tegin, olid need kanapooltiivad Mm -hmm. kuumafritüüris, no see on selline alguseks väga hea, sest on noh, see süsivesikutelt mahatulek ja sellest vanast elust, et siis need rasvased kanatiivad, need üldiselt maitsevad kõigile. et need olid mul päris palju, täna ma enam kuidagi ei ole isu praegu, aga noh, jah,
valikus on need ikkagi, et kui tekib, et sellised ja muidugi need seakrõpsud võiks kodus olla et ühed on olemas, kus ei ole neid õlisid lisatud ja nad on piisavalt soolased ja nad, ta kuidagi nagu see krõmpsu koht, ma tunnen, et seda on vaja aeg-ajalt, et seda meelt rahustada, et sa kuidagi nagu noh, saad maha rahustada sellega, et sa närid lihtsalt ja krõmps käib ja sihuke vana ja harjumus võib-olla onju. seda võib isegi nagu garneeringuks panna veidi liha kõrvale või liha peale, ja, et erinevaid tekstuure sisse tuua. ja, ja ja tore on see, et kuna nii palju soola ikkagi tuleb hakata tarbima, et siis automaatselt keha vajab vett kohe. ja, ja ei ole üldse see, et käid kogu aeg tualetis, vastupidi, et keha hakkab kuidagi, nahk on läinud ülilibedaks, siledaks. see Mm, on väga äge tunne, et selline ja, aga no ma ütlen, ma olen täitsa alguses ikkagi veel, et ma ootan huviga siin kuu, kaks, kolm täpselt. rohkem, et siis on sihuke jipii. ja siin noh, inimestel on erinevad mured ja probleemid, millest nad tahavad läbi selle terveneda, aga on aastakümneid siis nii-öelda noh, keha ikkagi hävitanud, on ju, Mhm. teadmatusest. või on kaalu liiga palju kogunenud ja siis ta tuleb liiga aeglasti alla või mis iganes, siis ma ütlen, aga et vaadake, mis on kuu aja pärast või mis on kahe või mul samamoodi nagu kuidagi nagu lainete najal see kaal tuli alla, et siis lihtsalt tekib nagu, kui sul hakkab kaal langema, siis sa lähed nagu hasarti, sa käid igapäevaselt kaalu peal ja siis sul 3 päeva kaal ei liigu, siis sa oled nagu jumala niimoodi, et nagu ja siis üritad viia ennast mõistusega sinna, et aga vaatame, mis kuu aja pärast on. et täpselt niimoodi ongi, et see ei ole sirgjooneline, et see ongi lainetega ja, ja keha kohaneb ja kellel kui kiiresti siis. et jah, see soolavajadus kindlasti alguses tõuseb, kui süsivesikuid enam ei tarbi, mis siis hoiavad mineraale meil kehas, et süsivesik ise siis oma grammi kohta hoiab 3 korda rohkem kaalus seda vett. et Mhm. miks siis sportlased tihti süsivesikut tarbivad või need fitnessistid ja et need lihased oleks ilusti vett täis Mhm. ja tunduks suurem ja siis, kui sa lähed üle karnivoorlusele, siis keha kaotab selle ja üldjuhul käiakse küll rohkem tualetis siis esimesed nädalad. aga noh, tõenäoliselt sinu üleminek ei olnud vaata nii järsk. ja, ja. keha juba oli sujuvalt sellega kohanemas. Mhm. ja Mhm. alguses on kindlasti kvaliteetne sool võiks olla, mitte lauasool. käepärast see keldisool on väga hea, et palju mineraale sees ja, ja. ja siis sa ütlesid, ja muidugi sa ütlesid, et sul see nahk on läinud heaks, mul tuli kohe sellega meelde, et keegi just kas eile või üleeile kirjutas, et mingi nahaarst kuskil rääkis, kelle käest küsiti karnivooruse kohta, ütles, et see keerab naha pekki sest Oo. seal siis ei ole antioksüdante, kui ei sööda taimi. Mhm. Mhm. et jah, vastupidi, minu kogemus on selline, et mul olid aastakümned karedad kannad, lõhenevad kannad, mul ei ole Mhm. neid enam, mul tekkisid Mhm. siia karedad laigud käte peale mõlemal poole. Neid ei ole enam tekkinud. et aknega ei ole probleeme enam. Mhm. et ma ei tea, kust see jutt tuleb ja kui talvel ongi võib-olla mingi külmem või on liiga palju käed vees olnud, siis ma kasutan Tallot ehk siis veiserasva või lambarasva kreemi. Mhm. et söön ja väliselt ja sisemiselt siis kasutan seda loomset Mhm. orgaanilist. sellest ma olen kuulnud ja ma annan endale aega jupikaupa, ja et muidu on liiga suur stress. muidugi. aga jaa, üleüldse ka liikumine, et keha kogu aeg tahab rattaga sõita, lihtsalt jalutada, kuidagi see hommikumantliga paljajalumuru lõunu korjata ja see kõik kuidagi lihtsalt, see on nii äge tunne, kuidas ma tunnen, et ma hakkan maanduma oma kehasse nagu noh, ägedalt, Mhm. et kuidagi tunned oma keha teistmoodi täiesti, et selline teistmoodi jõud tuleb et see on väga huvitav. ei ole veel nii, et ma läheks nüüd päris jooksma võib-olla aga ma tean, et see tuleb, sellepärast et lihtsalt sa nagu sa tahad oma kehale hakata pakkuma parimat ja su keha hakkab küsima seda. ja Mhm. kuidagi, kui kaalukoht on paigas ja ei ole sellist müra ja olemine on hea ja sul on power'it, siis see on täiesti ilmselge jätk sellele, ja Mhm. äge tunne on see, see on väga jah äge. huvitav, kuidas see kõik see muu müra ja mis meid on justkui nagu elust või iseendast
kaugemale viinud ja nüüd see tagasi nagu sihuke kontakti tulemine iseendaga, loodusega, sest sa ei ole ju sellest ju eraldi, aga meid on justkui nagu kistud eemale sellest, et see on, ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada. See tundub nagu kodu ja, nagu ja. sünniõigus ja sellest ja vabadus, kuigi osadele tundub, et see on nagu piirav, see toitumisviis ja noh, muidugi on keerukusi käia väljas söömas või seltskonnas Mhm. mingites, eks ju, aga ma ei tunne mingeid piiranguid, ma kuidagi just vastupidi, ma ei tea, ma ei ole sellist vabadust, sellist Mhm. kergust, selgust, tasakaalukust kogenud, et Mhm. ja sellega tekib see tunne, et nagu kõik võiksid ja peaksid seda kogema, kui see võimalik Ja, oleks. ja ma ei ole ülisuurelt seda veel jaganud, selle aga eest ma olen väga tänulik, et sa siia tulid nii äge, ja aitäh. ma tänan, aga lähedasematele sõpradele küll ja üks sõbranna võttis kohe tuld ja täitsa mitmed mõtlevad ja see on nii tore ja mul ei ole tõesti seda, et ma hakkan kedagi ümber pöörama või kuidagi ja näiteks eile see, et mu sõbranna teatas, et nad juba söövad liha rohkem, et ja nad on väga lähedal Bisoni farmile elavad, et nad lähevad raudselt sinna nüüd oma lihasid tooma, et see kuidagi, see on selline tajud, et lihtsalt asi juhtub kuidagi iseenesest, et see on see väli, mis paneb tööle ja et ei pea survestama, et mina näiteks olen see inimene, kellele ei sobi absoluutselt, keegi ütleb, et sa pead nii tegema. Et just nimelt, et ma ise tunnen, ma näen kellegi kogemust ja ma tunnen selles kogemuses ära enda tõe, et täpselt nii nagu see getokoht oli mingil hetkel minu jaoks selline pooltõde, et ja ma ei ütle, et see karnivoorlus nüüd on, ma kuskil tagakuklas on mul veel see koht, et ma võin alati tagasi minna. et see on täiesti fine, vaata, et ma ei piira ka liiga sellega, et see vabaduse koht on ülioluline jätta endale alles. ja mõni ju lähebki, et ta on kuu aega on karnivoor, siis ta on jälle geto ja võib-olla pendeldab, ma ei tea, mitu aastat on ju, aga see on ka okei. võib-olla paneb Absoluutselt. täis süsivesikute peale, noh, see on fine, on ju. jah. igalühel oma tervis, oma elu. aga ja kus kõige suurem selles mõttes ühest otsusest sai täiesti algusesse minna, võib-olla aasta algusesse kust kohast see kõik sai, ma arvan, et sellise alguse oli see, et ma tegin iseenda sees otsuse, et ma 50-selt olen oma elu parimas vormis kõigil tasanditel. ma täna olen 47 ja siis kuidagi, kui ma nüüd selle karnivoori alguses siin olin, siis ma sain aru, vau, kuidas kõik töötab et meie taotlused, otsused, et ta hakkabki niimoodi vaikselt tööle. ja vot see on äge, et sa lihtsalt mul ka mul ka, et sa lihtsalt otsustad, et ja noh, teie kogemus on see, et te olete olnud sirulivoodis ja te pidite tegema ja noh, lihtsalt ma olen tänulik, et ma nagu olen terve, mis on selle võrra keerulisem, et mul ei ole seda, noh, mul ei ole nagu seda suurt tõuget, aga ma olen ülitänulik selle eest, et ma lihtsalt enne, kui mingid tõuked hakkavad tulema, ma juba lähen. et ma arvan, et inimestel tasuks selle peale niimoodi mõelda, et see vanus siiski, noh, kas me oleme selles või ei ole, vahet ei ole, kehad muutuvad ja igasuguseid asju tuleb juurde, et me ei pea laskma need kehad nagu hulluks. et võib hakata niimoodi vaikselt, olla kaval olla heas mõttes kaval. ja absoluutselt. mhm, Tihti lihtsalt muidugi elu korrigeerib ise ja siis sunnib meid tegema, tulema sellest mugavustsoonist välja ja iseendale isegi võib-olla vastu, eks ju. mina ei olnud põhimõtteline vegan, aga mõni võib-olla on ja siis peab ka nagu iseendale vastu astuma, et nagu kõik need mõtted ja asjad, et kas mhm, ka päris peab nagu iseendaga raksu minema, kui su keha räägib teist keelt. et jah, ja kunagi ei ole hilja, et nii palju on lugusid 70-aastastest 70-80-aastastest, kes on ja, läinud karnivooriks ja siis räägivad, et oo, ma nüüd siin hüppan ja mul on nagu hoopis teine ja, elu. et ka siis ei ole hilja kogeda seda mõnusat energiat, ja, mis see kuidagi pakub. puhas ja. toit. just, nüüd on üks suur samm mul veel, et kas osta nüüd see sügavkülv ära
sest sügavkülm on liha täis, aga ma saan aru, et seal võiks valikut olla lihtsalt rohkem. Mhm. siseorganeid, mis on ülimaitsvad. et lihtsalt olekski vaheldust ja valikuid ja sihuke rahu majas, ja hästi-hästi huvitav, täiesti nagu ma ükskord mainisin ka või kirjutasin, et täiesti uus dimensioon. Mhm. See on täitsa teine reaalsus ja see on väga huvitav. ja, ja tore. eile meil oli just jutt Raivoga, et kas peaks sügav selle kirstu ostma või kui meil see suur lammas juurde seal või? laua peal, jah, meil on 4 külmkappi, 2 Okei. sügavkülma, üks see klassikaline, kus on pool üleval, tavaline pool ja siis on see madal külmkapp, kus on veel see sügavkülm, need meil on kõik on ääreni täis. Ja keegi Soomest tellis Raivo käest kala ja praegu metsik lõhe liigub ja meile pakuti, aga meil ei ole seda 6 kilo mitte kuskile suruda, siis mõtlesime, et noh, äkki peaks siis mingi kirstu ostma, et saab siis sellised kaubad sinna liigutada ja noh, teda ei pea ju kogu aeg alati järgi olema, et nii kui mahub mujale, siis aga Raigo on nagu jumala ürgmees, ta on nii õnnelik, et ta suudab oma perele toitu pakkuda, et täpselt selline tunne oli, ja, et tuli saagiga ja kõik on nüüd rahulik ja turvaline, et mitmeks kuuks on toidumured ja olemata, onju. Ja ma täiesti. soovitan küll, kui sul võimalik on midagi juurde osta. et sul vist on väike tavaline külmkapp, eks? mul on tavaline, aga mul on tõesti garaažis on tegelikult elekter olemas ja saab noh, täiesti edukalt sinna panna idekas. sügavkülma. see on idekas ja pean sellega tegelema hakkama. ja et, sest see on oluline, see tekitabki sellise rahutunde ja see annab sulle nii palju valikuid, et sul on lihtsalt kõik kogu aeg olemas, et lihtsalt tuleb hakata tegelema aga mis sa teed nüüd, kui sa ei pea poes käima iga päev? Lastele ikka pead käima ostmas asju, jah? ta on täiskasvanud, et tegelikult nad majandavad ise enda toiduasjad üsna hästi. et vaatan, aga kui tehtakse pastat ja mitte üks, no pasta ei ole mulle kunagi maitsenud muidugi. see on tore, aga ei, mind ei häiri ja ma võin poes ka käia seal. noh, krõpsu on ka vaja käia poes ostmas Mhm. Mhm. aga ongi rohkem aega, Mhm. reaalselt rohkem rattaga sõitmiseks, isegi raamatud ja uni ju läheb varem ära üldiselt, et siis hommikuti raamatut lugeda ja selline rahulik, mõnus hommik puljongiga on Mhm. täiesti täiuslik, et ja kuidagi sellist lihtsalt olemise aega on ausalt öeldes rohkem, et Mhm. ja on küll teistmoodi et selliseid suuri toidukotte koju ei tassi. ja, et ja väga huvitav Mhm. kogemus on see. nii äge, nii äge, et Mm. jagasid ja, ja tulid mulle siia kanalile seda oma lugu jagama, et võib-olla räägime tulevikus veel, jah, et mis elu 50-ndates on või äkki juba varem. vaatame, kuidas ja elu läheb. et igal juhul rõõmuga. Mhm. soovin sulle edu sellel teekonnal ja ei teagi, mida veel soovida, kõik on juba hästi kuidagi. ikka vaata, siis kui võtad need languse kohad ja et see käib asja juurde, see ei ole maailma lõpp ja alati tuleb uus päev ja uus olemine. Ja ikkagi ülioluline on, et saaks jagada kellegagi Mhm. oma kohti, mis on rasked, sest rasked võivad olla päris rasked. seda Mhm. ma olen nüüd kogenud ja see on väga huvitav. aga lihtsalt võttagi nagu korraks ennast tagasi ja vaadelda seda kohta, et vau, milline metsik loom on su sees, kes nõuab suhkrut onju, banaanilaost. Mhm. et, ja ma arvan, me kohtume sinuga kindlasti kindlasti. toredatel söömingutel või allikal või, et ja ja väga tänan, et sa kutsusid ja ma tõesti loodan, et keegi saab inspiratsiooni ja julgust, et kasvõi proovida. see ei pea olema, et nüüd on nii. see on Mhm. ülivabastav mõelda, et ma lihtsalt kogen midagi, proovin, ma võin alati tagasi minna, et see noh, ei olegi mitte midagi. aga tõesti, nagu me kord rääkisime ka, et no tegelikult ei taha ju enam seda saiakest enda kehasse panna, et noh, lihtsalt ei taha. eriti mida puhtamaks see saab, siis kuidagi tunned, et las ta olla. Mhm.
uhkrut on ju. Mm. ja, nii on, nii et ja, aga, aga aitäh sulle ja tänan sind. järgmiste kordadeni loodetavasti. ja, väga toredate kordadeni. suur okei, tänu. ja tšau, tšau. tšau, tšau.